Te ei kujuta ette, mis muga juhtus. Jõuludeks teen verivorsti. Mitte verivorsti, lihavorsti. Palusin sõbral tuua mõned meetersoonikaid või 2. Palju seda liha ikka on. Aga noh, sõbrad tõid tünnitäie. Ma ei tea, kuidas ma suudan seda ära puhastada. Ma ei tea, miks inimesed üldse peavad vorsti sööma jõulude aegu. Kohe näitan seda asjadele pildis. Jube, mis asi see on? Ma ei tea, kuidas. Ma suudan sellised asju. Tulge minu juurde kõik vastu. Ma ei tea, kuidas ma suudan teile näidata, kuidas seda puhastatakse. Näed, sellised raami. Näed, sõber tõid, mõtlesin 2 meetrit, aga noh, teate need sõbrad. Sõbrad toovad alati rohkem. Ja nüüd on selline tünni täis mul soonikaid. Ise kannan praegu maski. Ei ole kerge neid jõule pidada. Ma ei saa neid puhastada. Aga seda, kuidas vorsti tehakse, seda juba näitab hiljem. Ma saan näidata teile seda öökimist. Siin käib nüüd vorsti tegu. Ja sibulat ja praegu on see. Jõuluvorsti tegu. Teeme hakklihaks ja paneme sibulat sisse ja kauss on siin ja näis, mis saab. Teeme kartulivorsti ka veel. No nüüd on hakkliha tehtud ilusti ja elus enam ei tee neid vorste. Õude 8 tundi jamatud, tead. Mingi 5 kilo vorsti pärast. Jube. Võt. Tõesti vorstid on näed ise nagu vanameeste tead need asjad. Õudne. Ja nüüd te ei usu oma silmi. Soolikud läksid katki ja nüüd on kausides koera sitta. Kogu vorstid. Õnneks jäi veel paar juppi veel alles poti täis vorsti. Mida sellise kanonteetsega pole enam midagi teha. Kassid, tulge siia. Jõulud on käes.